tere, Ene! Tere, Merike! Siis teate, enne kui Enega väga tuttavaks hakkame nüüd saama, siis mina olen temaga juba tuttav peaaegu tund aega ja rohkemgi. Ja tahan natukene sisse juhatada enne seda, kui tohib. Ja, Jah, me oleme nüüd lustinud lõbusalt Ene numbritega ja see, mis meid väga-väga ühendab ja me mõlemad saime sellest kohe väga kiiresti aru, on see meie suguvõsa karma õppetund number 15, mis viitab sellele, et meil on nii palju teadmisi. Meil on nii palju teadmisi ja me oleme kogu aeg hoidnud neid enda purgis ja veel eriti, kui lapsepõlves on öeldud, et laps räägib siis, kui kana pissib, on ju, ja see muudkui tuleb ja tuleb ja tuleb. just. Jah, ja siis mina tulin selle kõigega välja siin paar aastat tagasi ja sina, kallis Ene, oled samamoodi selle numbriga varustatud ja kus on sinu Youtube'i kanal, kus on sinu igasugused asjad, kus kohas sa toimetad. aga on, kus nad on, me saame sellest kõigest kohe varsti teada, kus nad kõik on, nii et tere, kallis Ene ja räägi, kes sa oled. Tere, et kõigepealt olen üks naine, selline vähe pöörane kindlasti paljude silmis ja teen 110 asja, et hullem kui hunt kriimsilm, aga et ma olen väga uudishimulik. Ma Mhm. olen oma 4 lapsele ema ja 5 lapsele vanaema, seda natukene vähe muidugi, et noh, aega jääb napiks, aga et noh, mulle meeldib inimesi aidata, mulle meeldivad üldse inimesed ja noh, eks ma olen natuke edev ja selle tänu oma teatrile ja kogu oma tööle, et ma olen iluteenendaja olnud enne kõike muud ja noh, see jääb minu juurde. Aga et ega selle edevus antakse üks kord sündides ja elu lõpuni ja sinna ei ole kohe mitte midagi teha, aga selle juures on mul kindlasti suur süda, et kui ka keegi oskab seda ikkagi nii-öelda küsida, siis ma oskan ka alati aidata. Aitäh, väga hea sissejuhatus ja nüüd, kui lähme veel edasi, siis Ene edukuse kood on 36224 ja siit ju õhkab väga palju välja armastust, intuitsiooni, siis ka seda, et sa oskad kuulata ridade vahelt, sa tajud seda maailma hoopis teistmoodi. Me käisime, nüüd piilusime siin tunni aja sees ka sinu sünnikaarti ja Mhm. tegelikult sul on väga tugevad sellised kanaldamise võimed, oskused ja tegelikult Jah. saladuskatte all siis enne, kui me hakkasime siin Enega, see pole mingi saladus, et ma olen siin nautinud oma mingit kummalist grippi, mis ei ole arvatavasti minu oma ja Enne tegi minuga hästi vahva seansi siin. Seansis ütles, et mis asja selle kohe, mis asja, sellest saad kohe üle. Siis hakkasime siin, mis tehnikat me kasutasime. Mis asi see on selline, mina ei hakka enne ette rääkima, sellepärast et sa tahtsid, et ma hindaksin siis minu tunnetust 1-10 või 0-10 enne ja pärast, on ju, ja siis ma Jah. ütlesin, et mina ei tea, midagi toimus, aga ainuke, mis mul on veel nohu, kõik muu on kõik läinud. Et mis asi see on, mis sa tegid minuga siin? No see on tegelikult see EFT, see koputamine, see kõlab alati hästi toredasti, kuidas koputamisega ma olen aidanud tõesti vanaema, kes oli murest murtud, et lapsed kolivad Soome ja hing oli tal nii haige ja tuli ainult kulme minu juurde küll värvima, aga lahkus ta hoopis teise meeleoluga. Siis on seda koputamisega ju saab ära võtta Kõike. hirmusid, alustades koertest, kassidest, ämblikust ja lendamiseni välja. Ja noh, eksamihirm, millega mina ise alustasin ja koputasime tookord veel kõik enne seda anatoomia eksamit massaažikoolis, et kuidas me selle läbi tehtud saame, sest no seda kõike, seda inimest tundma õppida on ikka väga-väga keeruline, aga meil kõigil läks väga toredasti see. Me saime kõik kenasti läbi selle eksamiga. Aga et jah, sellist koputamist, et tõesti meie sees on kõigil, meie kõigi sees ja naha all ja noh, neid ei ole näha, neid energiapunkte, mis Hiina meditsiinis meridiaanide peal ju on. aga me kõik teame, et noh, et meil on olemas siin kuskil selles piirkonnas ja kõik masseerivad seda piirkonda umbes niimoodi, et noh, ja võib-olla lähebki peavalu ära, aga vaat nüüd tee minuga kaasa, et seda me ei teinud, et enne me tegime selle ringi, mis käib Mm. koos selle pika protseduuriga
ja seda tehakse, neid on päris palju Youtube'is ja ma luban, ma teen selle esimese, mida ma Merikesele tegin Youtube'is ära ja panen selle üles. aga et nüüd otsime välja selle kõige tähtsama He-kuu-punkti, mis on Jämesoole meridiaani, ta hakkab siit näpu otsast, see Jämesoole meridiaan jookseb mööda kätt üles, käib natukene isegi selja tagant läbi ja siis on õpetusi, kus ta käib üle huulte. No nii palju, kui on nagu karrit või seal Indias on, iga kokk teeb oma karri. nii, siis nüüd see meridiaani tegemine on samamoodi, aga ta lõpeb mitte siin nina all, vaid siin nina selles lohus siin kõrgemal, see meridiaan. aga põhipunkt, mida peavalupunktina tuntakse, ja ta tuleb välja nii, et kui sa paned sõrmed kokku, nii, siis tõuseb siia, kui sa oled vähegi reha liigutanud või midagi, siis tõuseb siia ikkagi selline muhukene ja siis võtad sõrmenuki. nii, paned selle sõrmenuki keset seda muhku, lased pöidla lahti ja vaat siis udad selles kohas seal niimoodi, et noh, mõni ikka hüppab minu käes kahju. No see 35 aastat maniküüri tegemist, et noh, et selle punktiga ma olen kõik nad läbi käinud ja see paneb Jämesoole tööle kenasti, see võtab valud ära peast kuni sabani ja hambavalud, ka muud asjad. aga et kui hakata kasvõi niisamagi käsi omavahel siit kokku lööma, siis ka juba see kindlasti paraneb see olukord, aga täpselt samamoodi on ta teise käe peal see punkt ja sellest tuleb ka välja, et kas inimene on parema või vasakukäeline, et seda punkti ka just, et me pika näpuga võtame, siis no sellest näpust jääb jõudu vähe, võtad sõrmenukki ja otsid ta välja, paned käed sülle, siis on jõudu kätes rohkem. ja ahah, ja nüüd sa saad oma nohu ka jupp maad veel kergemaks, nii et hingamine taastub, peavalu saab sellega väga kenasti lahti, aga peale seda on kindlasti vaja vett juua, et sooja vett, mida siis üteldakse, et nüüd me peaksime ainult külma vett jooma. õpetusi on täpselt sama palju nagu jälle seda karrit seal Indias. et ja põnev on see vasaku ja parema käe teooria ka, et kummakäelised me oleme, et kui me paneme sõrmed omavahel, see on kutse, siis vaatad nüüd, kumb pöial sul peal on. vasak. vasak, no näed, aga nüüd vahetad need sõrmed niimoodi, et paned parema pöidla peale. nii. põnev on ju, täitsa kellegi teise käedeks. on jah, aga ma olen paremakäeline. no ma ka olen, aga ma olen ka peidetud vasakukäeline. pane käed rinna peale ka. nii. no vot, nüüd sa oled ikkagi paremakäeline, aga mina olen ikkagi vasakukäeline. niimoodi ma ei oska. vaat ja et need saabki keerata väga erinevalt. et me tihtipeale, et ma õppisin ka esimeses klassis, et mul olid päris head hinded, aga kirjatehnika ei tulnud kuidagi hästi välja. ju ma oleks pidanud ikkagi vasaku käega kirjutama äkki, aga sulepeaga oli ju väga keeruline kirjutada aastal 71, kui ma esimesse klassi läksin ja siis ma õppisin sulepeaga kirjutama emaga ja isaga ja nüüd ma kirjutangi vahepeal isa moodi ilusas kaldkirjas ja siis ema moodi, kui mul on mingi teine tuju, siis ma kirjutan ka püsti. nii et noh. aga mul oli klassiõde, kes kirjutas vasaku käega tahvli peale ja siis teise käega läks edasi, nii et on ka juuksureid neid, kes lõikavad parema käega ja vasaku käega ja me oleme väga andekad tegelikult. väga huvitav, vaata needsamad punktid, mis sa praegu rääkisid, siis siin ma olen paremakäeline, siis siin on nagu valusad nad, kui ma vajutan. no siis siin niimoodi, kui sa ütlesid, et pane. ja, et täitsa võib võttagi kohe ja mudida ikka tugevalt need piirkonnad läbi, sest et kui siis põlvevaluga naine, tähendab, ta läks operatsioonile, ta käis sügisel minu juures maniküüris ja noh, ma tegin talle seda ja kui ta siis kevadel tuli, vahepeal oli pikk talv olnud, Otepääl on ju talvepealinn ikkagi, Otepää on ja ta kevadel tuli, ta elas maal, aga vahepeal käis põlveoperatsioonil tagasi ja siis tuli, katsu mu kätt. ma ütlesin, no mis siis on?
siis, kui ma viimati su juures käisin, siis sa masseerisid mul seda punkti ja mul oli nii valus, et ma pidin püksi laskma peaaegu, aga ma olen nüüd terve selle aja masseerinud, mu peavalud on läinud, mul on nii hea olla, ma olen energiat täis. nii et ja kõht ei ole kinni. ja kuule, aga siis see on nüüd üks asi, mida sa oskad. Nüüd ma kuulsin juba, et sa oled maniküüriga tegelenud, siis ma ei tea, juuksurajad ka või? Ma hakkasin juukseid lõikama 12-aastaselt, siis kui ma lasin oma esimesed patsid nii-öelda Võrus juuksuris ära lõigata ja ema ütles, et noh, nüüd sa oled juuksuris käinud, nüüd sa tead, kuidas juukseid lõigatakse, et lõika mul ka. lõikasin, 2 tundi lõikasin, emal väsis selg väga ära ja siis värvisin juuksed ära veel ja siis läksime venna pulma. maikuu oli. ahah, jah, okei okay., no ja ma ühesõnaga. juukseid lõikan siiamaani. Ja noh, tegelikult see, kuidas nüüd sina läbi ühe video arvatavasti või läbi mitme video, nii nagu sa ütlesid, minu seriaale siin vaatad rõõmuga, onju. ja, ja ja see kõlas nii hästi. aitäh sulle. Et noh, kellele kuidas, et samas siis, kui me nüüd siin tund aega sinuga tuttavaks saime, siis see, kuidas siis, meie vestlus üldse hakkas, pluss ütleme, see koputamine on ju, aga pluss sellele veel sa nägid veel mingeid asju sa tajusid ja me vaatasime ka sinu sünnikaardist, sul on väga palju huvitavaid numbreid seal olemas. Siis see, mida mina väga hästi sul seal ameti kolmnurgas ka välja tõin, oli enda jaoks hästi, kuna meil on sarnaseid numbreid, et siis see online töö sulle ka sobib väga hästi. Ja kohe tõestus, enne kui ma sinu numbritesse üldse läksin, siis see, mida sa nägid, sa ütlesid, et paremal õlal, sa ei pea nüüd nimetama, mis asi see oli. ja et see, ma ei taha, et sellest avalikkusele läheks, aga sa tegid midagi ja mul kadus see ära. et jällegi, mis asi see on, mida sa veel pluss lisaks kõigele jätaks siit, ütleme selle põhioskused, mida sa 12-aastaselt juba oskad, on siis kätega, ütleme see maniküür on ju, siis juuks, õmmelda, kõike teha. õmmelda, tõmmelda ja näitlemine ka veel just peale. täpselt tõmmelda. ja siis need näitlemine ka, noh, tegelikult siis see kõik nagu tuli küll, et siis me hakkasime tantsima ja noh, et noh, minu lapsepõlve soov oli muidugi saada baleriiniks, nagu enamusel väikestel tüdrukutel on, kellel on peenike kont ja painduvus ja noh, tollel ajal ikka 60-ndatel oli see, noh, see oli midagi ilusamat ei olnud tollel ajal, kui ja siis ma korjasin neid baleriinide kleite või pilte ja noh, kleiti, ema kleit oli mul üks selline, millega mu tütar nüüd lõpetas tegelikult ülikooli baka ja see sobis talle täpselt selga, et noh, et muidu ma õmblesin talle nii keskkooli lõpuks kui ka noh, 9. klassi põhikooli lõpuks kleidid ja siis küsin, et aga millega sa nagu ülikooli lõpetad? ja siis tõin selle ema kleidi 59. aastast või kuskilt sealt noh, õmmeldud, avastan, et veel traagelniit oli ka siin ees ja panin uued lukud ja see oli mu tütrele nagu selga valatud, nii et jah, selline imeilus, umbes sama värvi, noh nagu minu enda praegu bluus, et see on minu lemmikvärvide hulka kuuluv värv. aga sa küsisid, mida ma oskan veel teha, ma oskan väga erinevaid asju, tegelikult need ongi need, et ma isegi vahetevahel nagu ei tea, et ma olen ju koolitanud ennast tõesti, et noh, kaua sina koolis käid, on kogu aeg küsitud. ma ütlen, aga et lihtsalt varem neid asju ei õpetatud, mida praegu. ja noh, ega ma nüüd, ma olen ülitänulik selle massaažikooli õppimisele, osteopaatiale, muidugi teetatervendus ja reiki, millega mul noh, reiki käed on alati kaasas, on ju, et tegelikult noh, käed ongi sellised, et ongi andja käed ja võtja käed, eks, et noh, et öeldakse nii ja naa nende käte kohta. et käed on tegelikult ikkagi andmiseks, mida ma selle 35 aasta jooksul, mis ma olen maniküüri teinud, et noh, on ikka natuke antud. Eh, aga kui nüüd tulla selle juurde, et kui sa reikiga, no mina ise sain reiki seanssi kohal olles, ma olen saanud kaugseanssi ja nii nagu ma sinult nüüd sain ühe väikse mõnusa killu, mille mõju ma kohe tundsin, siis ma ütlen, et sul on täiega nagu seesama online töö ehk siis see kaugtöö nagu sobib sulle ja ideaalselt ja ma tean, et reiki seansse tehakse ka kaugjuhtimiselt, ma olen ise ka saanud seda
et kas sa ka seda teenust pakud no ja kus kohas no olen teinud, mu pojad on kõik, 3 poega on kõik Austraalias käinud ja keskmine oli seal vahepeal haige aga noh, mitte ainult see, et noh, mu tunnetus on nagu selline hea, aga et mida ma nüüd juurde olen õppinud, et mul on väga tore kursuse vend, kellega me koos osteopaatiat õppisime ja tema on läinud nüüd nii-öelda selle rakendusliku kinesioloogiaga nii palju edasi, mida mina siis õppisin juba ka 2003 või 4 aasta või kuskil niimoodi seoses teenasaparaadiga, mis Venemaalt tuli, et sina oled õppinud numeroloogiat Venemaalt, mina olen õppinud tõesti kosmetoloogiks, küll Mirra kosmetoloogiks läbi Mirra õpetusena ja mida siis Mirra meile kõike õpetas ja mida siis see teenasaparaat ja noh, muidugi aroomiteraapia, mida Doterraga saab juurde õppida, et Riina Odnenko on mind õpetanud ja jaganud imelisi teadmisi, et ma olen tõesti vist liiga palju ka õppinud, ma vahepeal mõtlen, aga ma olen ka suutnud sellest nii-öelda sellest koogelmoogelist kokku võtta ikkagi selle muna isegi kokku, et muna jääb, et mis on nagu inimesele vajalik ja selle testimisega koos, mida siis just see teenasaparaadiga Roman Koldrin käis meid õpetamas lihastestimist. Ega ma alguses sellest ikka päris aru ei saanud, aga kasvõi seesama toitude valik, kas seesama vitamiinid, mineraalid, mida me vajame, et meil on nii palju kehas ainete puudus, mõnda asja võib-olla on ka üle, aga et seda ma kasutan ja ma hakkangi küsima tegelikult inimest vaadates, et mida ta vajab. Kõigepealt, et hakaku elama. Noh, võib-olla ma ise elan ka liiga säravana ja see ehmatab paljud ära, et noh, et ta võtab kõik energia endale, kui sa tema juurde lähed. Kuidas ta muidu nii särav on? No kuidas saab nii mõtelda? See peab ikka väga väikese mõtlemisega inimene olema. ei oska. On nii? Äh, On nii? kuna ma siin hästi palju nüüd tuuseldan ringi siin erinevate inimestega, siis ma olen saanud juba igasuguseid kogemusi ja hetkel ütlen, et see tunnikene, mis me oleme sinuga aega veetnud, on pigem andnud mulle energiat juurde et siis nii nagu see, et kus ma enne nagu olin, kui ma sinuga kohtusin siis ja praegu, kus me oleme siin hoopis teine tera. aga No tead, minus lööb ka see näitleja vahetevahel välja, et palun vabandust, aga midagi teha ei ole. Noh, jälle see edevus. Ohoo. jaa, nüüd sa ütlesid väga hästi, seepärast et vahepeal ma ütlesingi Enele, eetrivälist, et ma ütlesin, Ene, minu elude number on 8, sinu elude number on 11 ehk siis see vahepeal 11 on ka 2. ma ütlesin, nüüd keegi peab meil siin juhtimise üle võtma ja see olen mina see on naljaga pooleks, aga sellepärast, et me siin olime kahe vahel Enega, et mis me nüüd teeme, kas me teeme podcast'i versiooni või me vaatame avalikult sünnikaarti. ja mina otsustasin seda niimoodi ja ma arvan, et see on hetkel hea variant, seepärast et Ene on nii täis erinevaid oskusi, mida Ene ütles, et oh, mis asja, ma teen neid jutu jätkuks siin kogu aeg ja seda, teist ja kolmandat ja ma mõtlen, et issand jumal, sa oled minuga siin juba tunni aja jooksul teinud selliseid asju, et kuule, nüüd tule räägi kõigile välja. ja nüüd ma sain aru seda, et sa teed ju Youtube'is, sa teed Youtube'i kanali, sa lubasid nüüd on ju, sa teed seda koputamistehnikat sinna, kuulsite kõik, Okei, jah? ma teen jah. kuulsite kõik? Jah, 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 Ene teen. siis annab mulle teada sellest, me paneme siia alla selle. Okei. kuule, aga siis needsamad asjad, mida sa kõiki nüüd just hetk tagasi nimetasid, kus kohas sa neid asju praktiseerid, kuidas sa inimestele neid siis pakud, et kas sul on mingi ruum või noh, vot neid asju ka, et Ja, et ruum, vaata, kui me teeme kodus ruumi, siis me koristame asjad kokku, onju. mm, Mina olen pidanud elama tegelikult suht väikeses elamises ja ka minu Tartu tööruum, kus kohas ma praegu olen, ma kutsun teda hellitavalt buduaariks, sest seal on ka ikkagi noh, minu iluteenuse asjad teatud mõttes, minu noh, massaažitool, uhke valge suksu, mille peale saab tõsta inimest, panna igatepidi ja noh, ma ikkagi, see on väga põnev protsess, mida ma suudan inimesega tekitada. esiteks ma küsin ka, noh, ma saan tegelikult kohe aru, kas inimesel on keegi hing turjal, et ma saadan ka need ära, kui ta soovib, kui ta lubab.
kui ta tahab. Tihtipeale me ei saa sellest nagu aru, et olen ma ise ka käinud pearipakil noh, ja vaadanud ainult põrandale, et kui te tunnetate ennast ära, et te vaatate liiga palju maha, siis teadke, et teil on kellegi hing turjal. et saab pea püsti ajada küll, kuigi see on ka närvisüsteemi teema, et miks meil vajub söögitoru kokku, noh, see on, tuleb osteopaatiast ja siis me muutumegi selliseks, et noh, et kuidas siis kui on, siis tuleb kanda, noh, nii, tõsta ka üles. ei, see oli nii huvitav. ja sind küll teate, ega selle naisega jutt otsa ei lõpe. et ma planeerisin a la 2 tundi, aga meil tundub, et see 2 tundi, see nagu ei lähe kohe mitte, siin on vaja 22 tundi. et vot tead mis, mina nüüd võtan selle asja niimoodi, mul jäi kohe selline tunne, et kui sinu buduaari nüüd tulla esiteks, et sinna saab ju tulla ka selline inimene, kes täpselt ei teagi, mis tal on, aga ja, tal nagu justkui on midagi ja sa ja tegelikult kohal olles suudad kombineerida kõik need asjad. mul on no väga tugevalt selline tunne, et sa teed midagi sellelaadset. no ma vahetevahel jah, minu juurde on jõudnud inimesed, kes ei ole täpselt aru saanud, et mis nendega on toimunud ja mis see on, aga et jah, ma olen välja võtnud, näiteks on välja voolanud kõrvast 1,5 aastat kõrvas olnud vesi noorel mehel, kes siis oli sellega hädas ja kuidagi muidu sellest vabaks ei saanud ja noh, neid lugusid on tegelikult selle pika aja jooksul päris palju, kus ma olen saanud aidata ja, ja noh, ega siis inimene, noh, kuidas ma saan teist inimest aidata, ainult siis, kui ta on ise selleks valmis absoluutselt. ja et ta usub minusse, mitte see, et keegi tuleb ja noh, tee nüüd minuga midagi. et me ei saa mitte kunagi ilma koostööta hakkama, aga kindlasti on ka niimoodi minu juurde tuldud ja lahkutud siis ikkagi hoopis teiste mõtetega, et kasutan ma kristalle, kasutan ma, mul on ka tööruumis enne massaaži, kui keegi väga on külmavares, et panengi põrna küll tööle, aga panen ta ka sooja mati sisse, infrapunamati sisse ja no võimalusi on minu juures väga palju, oska ainult küsida. Mhm. Ja samas on see, et nii nagu just enne ütlesingi, et saab sinu poole pöörduda ka nii, et kui sa ei tea, aga ei, sul on midagi, mingi jama, et isegi kui sa ei oska küsida, siis ka saab tulla. et lihtsalt noh, ma räägin, see kogemus, mis mina sain sinu käest, mul ei olnudki midagi muud, kui ma alustasin sellega, ütlesin, kuule, Ene, sorry, hilinesin 2 minutit, et mul on siin mingi jube kummaline nohu ja gripp on ju, ja siis Enega siin lobisesime, siis ütleb, oota, sul on mingi seal siin parema õla peal, siis tegi selle tš-tš-tš. siis ütles, et oota, davai, teeme ühe, kas koputamist tead? EFT. ma ütlesin, et olen kuulnud ja natukene õppinud ka, aga hästi natukene. Davai, hakkame jah. pihta. siis tegime selle ringi kõik ära. ehk siis näete, mul ei olnud üldse mingit nagu midagi muud kui ainult see, et nõksu on nagu, ei ole täitsa hea olla ja kohe juba tüdruk hakkas tööle minuga, nii et ärge muretsege. kuidas Ene sinuga ühendust saab võtta no mulle saab kirjutada Facebookis, mm.? saab otsene helistada, Ene. saab meilile kirjutada, et ma annan need kõik need noh, nagu andmed sulle, et see Nerolid väikene osaühing, mis mul siis on, et et noh, et ongi aegu olnud, kus kohas ma Otepääl ju toimetasin, olin polikliiniku nurga peal, seal olin nagu kass keset Otepää linna, tegin ukse lahti ja ritsikad laulavad ja selline imeline koht oli mul Otepääl, aga et noh, et vahepeal tuleb siis edasi minna, et olengi nüüd jah, Tartu kesklinnas ja Aleksandri 8 on see maja, et Koolibri kauplus on seal ja teisel korrusel, et seal jah, selline väikene buduaar, et kui minuga kokku leppida, et ega ma seal muidu ei istu, aga siis, kui mul on tööd, siis ma olen alati seal olemas. Mm. no ja mina ütleksin niimoodi, et mina soovitan Enega täiesti leppida aja kokku, et praegu, mis meie, jälle ma kiidan ühte sama, ma 3. kord juba räägin, järelikult ma pean seda ütlema. see kogemus, mis mina sain, on juba seda, noh, ma ütlen, et sõnu seletamatu.
et väga mm. kähku kuidagi praegu toimis mingi tšiki-priki, nii et ma ei teadnudki üldse, mis värk siin on. kõik oli väga Mm. hea, nii et soovitan. et ma arvan, et online'is ja tegelikult numbrid ka tõestasid seda, et online'is saad ka väga hästi sellega kõigega hakkama. Ja saab ka seda, et on juhtunud lugu, kui ma panin siis seoses teatrietendusega lihtsalt proovisin oma kaunist tiaarat pähe. Mm. Käisin selle ja peab tunnistama, et noh, käisin siis apteegis, käisin Edgari lihakaupluses, käisin naabritüdruku juurest vaagusnärvi nii-öelda seda raamatut ostmas ta käest, ta ise ei tundnud, et talle see oleks vajalik. Siis ajasin veel naabripoisiga juttu ja kõikide puhul nägin korraks, et kõik vaatasid niimoodi korraks nagu üles, aga no minu halle juukseid on kogu aeg vaadatud, et noh, ei ole ju normaalne, et üks inimene nii valge peaga ringi käib. Aga et noh, ma 30-selt läksin ikka tõesti üleni halliks ja siis hakkan, noh, ma elan 3. korrusel ja helistab mulle väga hea tuttav Sille ja ütleb, et tead, mul on selg nii haige. Ma ütlesin, et oota nüüd, et ma lähen kohe jõuan koju ja siis räägime, et noh, trepikoda on nagu kõlakoda, et hoidmaks nagu seda ära. Ja kui ma siis jõudsin nii-öelda oma elutuppa, meil on seal Iidamast-Aadamast meie tütre iluvõimlemise tõttu pandud need peeglid seina, mis feng shui järgi väga hästi sinna tegelikult sobivad. Ja siis ma näen seda tiaarat enda peas. Ja mis sa arvad, kuidas ma naersin? Ja kuidas Sille ütleb, kuule, see naer ravis mu selja ka juba peaaegu et ära. Aga nii, et noh, mul on ka naer tervendav, et paljudele muidugi võib-olla ei meeldi need inimesed, kes on väga tõsised, et nendele ei meeldi, kui keegi naerab, aga jah, et mul on veel üks Soome hea tuttav, kellega Vihti teatrist ja kui me siis kahekesi naerame, siis tema abikaasa ütles, et need kahekesi ühte tuppa ära ei mahu. Et jah, naer on ka ju väga sütitav, nii et ja, jah. ja vaata, kui huvitav nüüd, kes on siis siin kanalil Numbrite keel pikemat aega olnud ja kui sa alles nüüd tulid kogemata, siis soovitan vaadata eelmiseid videoid, eriti siis, kui ma Just. räägin seal number 3-st ehk siis ene on sündinud 3. päev. ja mida ma räägin inimeste kohta, kes on sündinud 3, 12, 21, 30. Ja. Neid tunneb ära selle järgi, et kui sa seltskonda lähed, täitsa suvalisse seltskonda ja näed, et kes kõkutab naerda, on ta mees või naine, viskab nalja. Ene on mulle täna rääkinud vist 2 anekdooti juba. saad aru, kõik täpselt, kõik no nii hästi töötab, saad aru. et ja siis ma mõtlen, et vahepeal ütlesingi Enele, et sa räägid liiga palju, nüüd räägin mina. mäletad, ma ütlesin, et nii, et sa räägid palju ja nad räägivadki, nad on mitte, kuidas ma ütlen, nad on nagu seltskonna sellised tähed ja nendega on nagu selles suhtes mõnus aega veeta ja selles suhtes tee nagu tühja kohta eriti pikalt ei talu või te lihtsalt täidate selle niimoodi läbi huumori, nii nagu sa ütlesid ka, tõid mulle näite, õigemini me arutasime seda asja, et vaata elus ikka aeg-ajalt tulevad tõsised perioodid, sellised Ja. võib-olla leinaperioodid, aga lihtsalt seda kõike nagu huumorile nagu üle visata ja endale ise kergemaks teha, siis sa oled väga super näide selles osas. et nii see elu ongi ja vaata, number 3-d ongi sellised tüübid, kes oskavad seda nagu väga ideaalselt ja nii sujuvalt teha, et isegi see, et ma kujutan ette, noh, näitlejate puhul on palju seda räägitud, et näitleja oskab väga kiiresti nagu rolli sisse minna, isegi kui oma eraelus ei ole võib-olla nii hea olnud enne lavale istumist, on ju, aga sa lihtsalt võtad selle ja sa viid selle täiuslikult nagu lõpuni. No sa tõstadki enda tegelikult nagu ühest rollist, noh, ma olen küll kaksikute tähemärgis sündinud ka veel, panin aga tähele, mind on rohkem. panin tähele. mind ei ole ainult 2. aga see selleks, et tegelikult ongi, et seda energiat ei tohiks nagu karta, et noh, et kas, noh, miks inimesed kardavad, ega need inimesed minu juurde muidugi ei jõuagi Mhm. ja noh, et kuna ma ei ole ka arst, ma olen küll loomaarsti laps, mu isa oli loomaarst ja ma käisin isaga ikka lapsest saadik igal pool kaasas ja siis tulebki üks vana
vanem proua mu juurde ja ütleb, et kas sa ise ka mäletad, kui isa mul käis, noh, ma teadsin, et ma olen tema kodus käinud, aga et isa küsis, et noh, kas lehm saab terveks. Ma ütlesin, olin võtnud heina, andnud lehmale noh, seda söögiks, lehm oli söönud ja olin ütelnud, saab terveks. no, no, no tore on kuulda selliseid lugusid, kuigi noh, jah, et ma olen ka oma lapsi tõesti saanud nii-öelda aidata kõikide nende öö, vahenditega, mis mul on olemas olnud. Ma olen leidnud imelised tooted enda perele eesotsas ja et noh, et aidatagi kõigepealt iseennast, siis peale seda saad sa ju teisi aidata. Ma tean, et psühholoogid lähevad, mida ma tahtsin tegelikult õppima minna, Mm. aga et kõigepealt sa aitadki ju iseennast, kõik need psühhoteraapiad ka, et ma olen ka sattunud mitte küll juure juurde kooli, aga need olid tal mingid kursused ja need olid väga õpetlikud. Ma olen nende üle äh, noh, ma korjan sealt selle koorekihi nagu kokku, et kuigi mõni arvab, et mida see saab kah üldse teada, aga tegelikult ma tõesti isegi ei tea, mida ma tean, sest et seesama, mida ma praegu põhiliselt olen tegelenud, on ju see Otepää piltide kogumine ja sellest noh, nii-öelda raamatu, võrdlusraamatu, ajalooraamatu koostamine. Et ma ei teadnud, et mul on selline nägemise mälu, et ma mäletan neid pilte, ma mäletan värve, ma tean täpselt, mis värvid mul on minu küünelaki valikus. et, et need on sellised kohad, kus kohas ma arvasin, et kõik nagu see pidevalt tuleb välja, et kõik mõtlevad nii, kõik saavad niimoodi aru. Mul läks väga kaua aega arusaamiseks, et tegelikult ei saada ikka päris aru, et ei tunnetata. Jah, ma saan aru, aga mulle meeldib nii, kui ma saan, noh, näiteks jumestust teha või siis ka olen päris palju saanud grimme teha või noh, nii-öelda näomaalinguid olen ma tohutult palju ikkagi ka teinud, kuigi mul ei ole seda joonistaja kätt, mis siis ma olen vaadanud ükskord, kuidas üks vene tüdruk joonistas. tead, mul süda härdub sees, aga minule ei ole sellist kätt antud, aga õnneks on mulle antud silma ja midagi ikkagi oskan käega ka teha. Okei, mina siis ütlen selle nüüd niimoodi kokku, et sul on palju häid omadusi ja üks esimene selline asi, mis ametikolmnurgast sul välja tuli, oli 20, ehk siis sul on Mm. väga tugevalt arenenud häältsakra ja siis su sünnikaart oli tegelikult neid meistrinumbreid seal mitte nüüd niivõrd täis, aga neid oli. No need oli. Neid oli omajagu, just parasjagu selleks, et täpselt tõestadagi seda, et sa tajud, sa näed, sa tunnetad, sa ka läbi ekraani väga hästi mõjud. Ja kõik need asjad ongi sul tegelikult kasuks tulnud siiamaani, et samamoodi ma kujutan ette, et need, kes on saanud maniküüri sinu käest ja sa juba rääkisid ka, need ei ole ainult siis küüntega ära läinud või ilusate küüntega, need on läinud siin, saanud veel taskusse igasuguseid boonuseid juurde. Vot niimoodi, tead, kallis Ene, nüüd kuna me enne eetrisse tulekut siin lobisesime väga palju oi, ma sain väga palju targemaks, ma väga tänan nende tõesti ja nende ka, teadmiste eest, mida noh, sa said ma kinnitust tõ-, ja sa ma said, sain kinnitust nagu sellest, et tegelikult numbrid ei valeta, et nii nagu pilt on see, mis sa vaatad ja seal ei ole midagi, mida saab valetada, aga lood on alati nende ümber. Mis sinna kõik, paber kannatab kõike selles mõttes. Ja kui siis ma tõesti ootasin neid hingenumbreid just ja nii tore, et meil nad sarnased olid. meil jäid osad asjad rääkimata, aga ma arvan, et aeg viib meid uuesti kokku. Kindlasti. et siin tulebki varada ja tähendab broneerida mitte 2 tundi, vaid 22 tundi, et saaks kõik need asjad räägitud. jah, 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 teeme lõunapausid ka väiksed, on ju? ja et tead, võtame siin selle asja nüüd niimoodi uuesti kokku. sa ütlesid, et ka telefoninumber sul on avalikult ja kasutamiseks, et täiesti, väga pikka aega. Ma olen ja täitsa avalik naisterahvas, see on Kalju Ruueni teatrijuhi ütlemine, et noh, ta tahtis küll ütelda natuke teistmoodi, aga kukkus välja nagu alati. nii, mis su telefoninumber on, kui nüüd saladus ei ole, ma kirjutan kohe ei üles. ole. noh, 51 jah, 765 jah, 99
okei, kes nüüd siit väljamaalt tahab sulle ühendust võtta, siis sinna ette tuleb +372 on ju? jah, jah, aga ma suhtlen Whatsappis, ma suhtlen Facebook. Messengeris ja ma, noh, on olnud lugusid, ma olen otsinud ka võtmeid. Otsiti, leiti kõigepealt üles ikkagi need vanad ja kadunud võtmed ja siis tulid ka ikkagi isa taskust lõpuks need päris võtmed välja, mis kadusid lihtsalt võluväel. aga et jah, võib-olla ma mõnikord oskan aidata ja kui ma ei oska, siis ma tean inimesi, kes oskavad. Mm. Kui ma jäin õigesti meelde, et Aleksandri 8 on siis Tartus jah, koht, kus sa vastu võtad? jah. Okei, aga äh, tasub kindlasti võtta enne sinuga ühendust, enne kui tulla sinna ukse taha ikka koputama, ei, niisama kraapima ei tasu minna, sest et see on väga põnev maja, see on väga huvitav maja ja see on nii tore, et see tuligi nagu peale seda, kui ma olude sunnil pidin nagu 6 aastat ma sain olla selles ruumis, teades, et ma üks päev pean sealt kohe välja kolima, et ma olen väga tänulik selle aja eest ja nüüd see Tartu aeg on ka olnud jälle teistmoodi õpetlik. et mm. äh, et noh, aega suunata, aega kokku panna, nii on. Jaa, aga suur tänu, kallis Ene. Ja ma millegipärast mul on selline tunne, et me veel kohtume uuesti sinuga. Sest nii lihtsalt on. Aitäh sulle ja võtke ühendust Enega, kommenteerige, kes on juba Enega kohtunud. Ene, kus kohas ma ei tea, kas sa muidugi tahad seda ütelda või mitte. Sa ütlesid, et üks kõige tuntumaid filmitükke, kus üks osa, ma ei tea, kas sa tahad seda ütelda, aga see oli ei, see on täiesti lõbus kuulsus, mis siis, kuidas keegi võib kuulsaks saada oma tagumikuga. et tänu Otepää teatri seltskonnale, kes me Vanades ja kobedates kaasa tegime, meid oli päris palju seal, kes Otepää inimesed nagu kaasa tegid. aga et minu kõige kuulsam kehaosa ongi minu tagumik, mida Silvi redelilt ülesse lükkab. et on mul ka kelgukoertes olnud tore roll, kus ma sain mängida Pärbeli ämma ahah, ja see suvi jälle tulevad sõnumid. oi, sa olid jälle televiisoris. noh, ma olen tegelikult telekas ikka päris palju olnud, et on olnud hetk isegi, kui Kalju Ruuenist oli saade tema sünnipäevaga või millegiga seoses ja mu õde tegi televiisori lahti ja mina vaatan talle vastu. nii et noh, juhtub. väga lahe. No vot, kes on siis kohanud Enet nendes rollides seal televussaris, siis kirjutage siia kommentaaridesse. Ja mina ütlesin Enele selle peale, et kui Silvi seda tagumikku üles viskas, siis ma mõtlesin, et vot sellepärast ma sind ära kohe tundsingi. Et Vanad ja kobedad oli mu üks lemmiksari kunagi, kui telekas vaatasin. Võrratu. Ja rohkem sõber oli. Kuule, aitäh sulle, kallis Ene ja kohtumisteni ja teie, kes te nüüd tunnetasite energiat Enega, võtke ühendust. Kõik kontaktid panen siia video alla ka ülesse. Aitäh, kallikene. Kohtumisteni. sulle suur-suur tänu. Ja tšau. Näeme kindlasti.